Head kuulajad ja vaatajad! Oma 4. aprillil avaldatud kommentaaris käsitlesin põhiteemana The New York Timesi mahukat aruannet pealkirjaga Partnerlus Ameerika salajane ajalugu Ukraina sõjas. Olgu öeldud, et mõne päeva eest 2 nädalat hiljem on selle 3. jaos avaldanud ka Postimees. Vaatamata selle artiklis sügavalt kallutatud, et mitte öelda propagandistlikule joonele, toodi selles esile mitmed väga olulised momendid, mida liigitati veel mõne nädala eest vandenõuteooriateks. Juhtliiniks tõdemus, et USA osalus Ukraina sõjas on olnud märksa sügavam, ulatuslikum ja pikaaegsem, kui avalikkus seda arvatagi oskas. Sest Ukrainas küll sõdivad ja surevad peamiselt ukrainlased, aga olulisem relvastus, varustus, moon, luure, planeerimine, juhtimine ja nii edasi on olnud korraldatud USA poolt. Ülevaates sisalduv informatsioon peaks seadma erakordselt tugeva kahtluse alla lääneriikide Stratcomi aparaadi levitatud baasnarratiivi ehk selle, et Venemaa agressioon oli provotseerimata. Vastupidi, aina enam saab selgeks, et paljud alates 2008. aastast Ukrainas ja selle ümber aset leidnud sündmused on teeninud Venemaa süstemaatilise nõrgestamise eesmärki, mistõttu on üksnes ootuspärane, et reaktsioon sellele ei jää tulemata. Sel nädalal jätkus tegelikkuse lahtikoorimine Briti päevalehes The Times avaldatud artikliga, mis kannab pealkirja Rääkimata lugu Briti sõjaväejuhtide otsustavast rollist Ukrainas. Ehkki seegi kirjatükk on koostatud mitte ajakirjanduslikult, vaid ülepakutud propagandavõtmes, on siiski tegemist üpris märkimisväärse ülestunnistusega, mistõttu väärib see refereerimist. Nimelt saame artiklit lugedes teada, et suletud uste taga nimetavad ukrainlased just Briti väejuhte USA-st, Suurbritanniast ja teistest samameelsetest riikidest koosneva Venemaa vastase koalitsiooni ajudeks. London langetas otsuse saata oma sõjaväelased Ukrainasse juba siis, kui keegi teine seda veel ei julgenud ja Ühendkuningriik on konfliktis mänginud märksa tõsisemat rolli, kui enamus eksperte ja analüütikuid on ette kujutanud. Kui ameeriklased toetasid Ukrainat esmaklassilise luureinformatsiooniga, andsid parimad relvad ja tagasid täpsed sihtmärgi andmed relvade tõhusaks kasutamiseks, siis Briti sõjaväejuhid tegelesid planeerimise ja juhtimise kõrval ka Washingtoni ja Kiievi keeruliste suhete jooksva haldamisega. Ehkki president Bideni administratsioon tootis muljet veatust ühisrindest Ukrainaga, kasvasid kulisside taga pinged ja 2023. aasta suveks ehk ukrainlaste suure vastupealetungi alguseks olid need jõudnud punktini, kus ähvardasid kontrolli alt väljuda. Kuigi nii ameeriklased kui ka britid kahtlesid Ukraina edu võimalustes, otsustati siiski Ukrainasse saata laiaulatuslik raskerelvapakett ja asjaga edasi minna. Soomustehnika tuli USA-st, Suurbritannia andis aga kaugmaa tiibraketid Storm Shadow. Ühtlasi saatis London oma spetsialistid salaja Ukrainasse ülesandega varustada lennukid rakettidega ja anda kohalikele väljaõppe nende kasutamiseks. See polnud kaugeltki esimene taoline lüke, sest mitukümmend britti oli juba varem saadetud Kiievisse, et juhendada kasutama NLO tankitõrjerakette. Veelgi enam, Briti instruktorid viibisid Ukrainas juba 2015. aastast, kuid 2022. aasta veebruaris tõmmati nad Venemaa pealetungi kartuses ajutiselt tagasi. Artiklist ilmneb, et Ühendkuningriigi strateegilise väejuhatuse ülem ja endine sõjaväeluure ülem, kindral Sir Jim Hockenhall sisuliselt kureeris Ukraina sõjaväeluure juhti Kirill Budanovit. Viimasega viidi ta kokku juba 2019. aastal ja pole mitte vähetähtis, et Hockenhalli varasemas karjääris mängis olulist rolli just keskendumine Venemaale. Nüüd anti püstitatud eesmärkide saavutamiseks tema käsutusse väga tundlikud ja ka ulatuslikud sõjalised vahendid. Ja see kõik algas juba aastaid enne Venemaa sissetungi Ukrainasse. Ilmneb sama skeem nagu ameeriklastegi puhul. Luure, planeerimine, väljaõppe, relvastus ja moon. Jäi see venelastele märkamatuks? Muidugi mitte. Aga just niimoodi valmistasid lääneriigid Ukrainat ette planeeritud sõjaks Venemaaga. Väärib äramärkimist, et ka vaatlusaluse artikliga robitsetakse taas miilavad sõed Ukraina kõrgeima sõjaväejuhi Aleksander Sõrski istumise alla. Ja taas kujutatakse president Zelenskit kui halba nõu kuulanud sangarlikku valitsejat. Ameeriklased ja britid soovitasid tungivalt üht, ent Zelenski talitas heauskselt Sõrski juhatust mööda. See valmistas ameeriklastele meelehärmi, nagu ka asjaolu, et Ukraina väed liikusid aeglasemalt, kui USA nõudis.
Ameeriklased olid kannatamatud, sest ukrainlastel oli antud piisavalt väljaõpet, neil oli parim relvastus ja nüüd oli tagumine aeg seda venelaste peal rakendada. Ukrainlased said aga omal nahal tunda, et ameeriklased ja britid olid Venemaa poolt rajatud tõkkesüsteeme ja tänapäevase konventsionaalse sõjapidamise realiteete oluliselt väärhinnanud. Ukraina relvajõudude toonane ülem kindral Valeri Zaluzhnyi püüdis pooltevahelisi pingeid maandada, aga täielikku mõistmatust ilmutanud ameeriklased sundisid ukrainlasi vaid agressiivsemalt peale pressima. USA kindralid Milley ja Cavoli olid Zaluzhnys äärmiselt pettunud, too omakorda jahmunud külmaverelisest käteväänamisest. Mehed hukkusid, tehnika hävis ja täiendust ei suudetud piisavas koguses ning piisavalt kiiresti ette saata. Ometi nõuti ukrainlastelt üha uusi ja uusi rünnakuid. Sedasi saavutasid ukrainlaste ja ameeriklaste suhted oma põhja. Olulisena tuuakse artiklis esile Ühendkuningriigi relvajõudude peastaabi ülema toonase asetäitja kindral Walkeri roll. Endine Briti eriüksuste direktor vastutas sõjalise strateegia ja operatsioonide eest. Ukrainlaste seas väidetavalt ülimalt populaarne Walker oli peamiste lahinguideede kavandaja ja juht ning teda kirjeldatakse kui suurt inspiratsiooniallikat. Londonist lähetati Ukraina sõjatandrile spetsiaalsed strateegilise juhtimise meeskonnad, et analüüsida sõja õppetunde ja koostada selle põhjal vastav koondmaterjal. Ühe Briti sõjaväelika sõnul maksis Ukraina enda kaitsmise eest küll kohutavat hinda, kuid see eest andis läänele hindamatu võimaluse tänapäevase sõjapidamise mõistmiseks. Selle tõdemuse taustana korratakse taas mantrat, et suurema sõjani on meil jäänud vaid napid 3 aastat. Siiski, ajal, mil Suurbritannia demonstreerib aina kasvavat pühendumist Ukrainale, küsivad mõned ettevaatlikud hääled, et millega see kõik lõpeb. John Foreman, brittide endine kaitseatašee Moskvas ja Kiievis, on Ukraina ees võetud praktiliselt tähtajatu sõjalise kohustuse pärast sügavalt mures. Ebamäärane missioon võib kesta üle 10 aasta ja omada laastavat mõju mitte ainult Ühendkuningriigile, vaid ka NATO-le. Lihtne on sõtta sattuda, raskem on sealt väljuda, resümeerib staažikas diplomaat ja ohvitser. Kokkuvõtvalt võib öelda, et taas paljastub sama pilt. Venemaa agressioon Ukraina vastu ei olnud ei ootamatu ega ka provotseerimata. Ei, selle nimel töötas lääs süstemaatiliselt hiljemalt alates 2008. aastast. Ukrainlased on selles skeemis vaid liha. Liha, mille ohverdamine, nagu öeldud, andis läänele hindamatu võimaluse tänapäevase sõjapidamise mõistmiseks. Aga pole sugugi võimatu, et aastate pärast suudame seda sõda kainelt ümber mõtestada ja hakkame hoopis teise pilguga vaatama ka Venemaa motiividele ning kantud kaotustele. Tõdemus, et ühe kompleksse probleemi lahendamine on oluliselt keerulisem kui selle tekitamine, kostub praegu ka Washingtonist. Lahendaja jaoks muudab ülesande eriti keeruliseks, kui probleem on teiste tekitatud, raskesti kontrollitavate muutujatega ja ajas süvenev. Mõne päeva eest ütles tüdinenud ilmega president Trump reporteritele otsesõnu, et Ukraina sõda ei ole tema sõda. Tema seda ei alustanud, tema ei ole sinna miljardeid ja miljardeid kantinud. Olukorra tegelikku tõsidust täna paremini hoomav Trump saab ilmselt ka ise aru, et on selle avaldusega 3 kuud hiljaks jäänud ja lasknud end sohu lohistada. Ametisse astudes oli ju Trumpil võimalus end järsult distantseerida, ent selle asemel otsustas ta taas diilimeistrit kehastada. Seekord mitte New Yorki kinnisvaraturul, vaid globaalses mastaabis. Praegu tundub aga, et nii Moskvale kui ka Kiievile kordamööda ja suures plaanis võrdset survet avaldades vajub Trump ise aina sügavamale laukasse. Sellest ka nähtav närvilisus ja mitmed ebavajalikud lahmimised. Eelmisel nädalal kohtusid USA ja Ukraina ametiisikud, et arutada Trumpi plaani Ukraina maavaradele juurdepääsu saamiseks. Ukraina delegatsiooni liikmed kirjeldasid õhkkonda kui väga pingestatut, suisa vaenulikku. Pärast sellises õhustikus kulgenud läbirääkimisi on maavarade leping endiselt tabamatu ja juba ainuüksi tekitatud atmosfääri tõttu on kiire läbimurre ebatõenäoline. Seejuures on Trumpi uuendatud ettepanek eelmisest versioonist oluliselt karmim. Lepingu uus projekt on maksimalistlik, nähes ette, et USA saab eelis juurdepääsu Ukraina hoiustele ning kogu tulu nii riigi kui ka eraettevõtetelt tuleks suunata ühisesse investeerimisfondi. Samas ei sisalda dokument endiselt mingeidki julgeolekugarantiidena käsitletavaid punkte. See aga on president Zelenski põhinõue.
Samuti sisaldub lepingu projektis üks peidetud punkt. Nimelt nõue, et USA International Development Finance Corporation ehk DFC saaks kontrolli läbi Ukraina Euroopasse kulgeva Gazpromi gaasijuhtme üle. Toimuva taustal teatas Ukraina ekspresident Petro Porošenko, et rahukõnelused Venemaaga võiksid kulgeda märksa ladusamalt, kui Ukraina valitsusse kaasataks ka opositsioonitegelased. President Zelenski, aga eeskätt tema kuraatoriks peetava Andrei Yermaki poolt jõhkral viisil elluviidav võimuvertikaali kindlustamine on paraku viinud riigisiseste poliitiliste erimeelsuste taastumise ja süvenemiseni. Erinevad Ukraina poliitikud manööverdavad küllaltki aktiivselt ja pöörduvad kulisside taga Trumpi poole, kes ei varja oma põlgust Zelenski suhtes. Miljonid inimesed on surnud 3 inimese tõttu, ütles Trump, nimetades konkreetselt Putinit, Bidenit ja Zelenskit. Tsiteerin. Kui sa alustad sõja, pead sa teadma, et võidad selle sõja. Sa ei alusta sõda kellegi vastu, kes on sinust 20 korda suurem, lootes samal ajal, et inimesed annavad sulle piisavalt rakette. Nagu juba öeldud, jätkab Valge Maja paralleelselt ukrainlaste survestamisega püüdlusi Moskvat paindlikkusega mõjutada. Näiteks pikendas Trump mõne päeva eest aastaks Venemaale seatud sanktsioonide kehtivust. Rindejoon nihkub Ukrainas edasi küll tibusammul, kuid tervikuna hoiavad initsiatiivi ilmselgelt venelased. Iga uus kuu tähendab Kiievile tuhandeid kustutatud eluküünlaid, veelgi enam kaotatud territooriumi ja põletatud vahendeid, raha, tehnikat ja infrastruktuuri. Vaatamata Stratkomi optimistlikule narratiivile püsib riik koos vaid välisabi toel, sest majandus on purustatud. Omaenese majandusprobleemidega kimpus olevas läänes on aga maad võtmas väsimus. Kõik see tähendab, et vastupidiselt meile sisendatule on aeg siiski töötanud Moskva kasuks. Seetõttu ei pea Kreml oma positsiooni ja nõudmiste osas olulisi järeleandmisi tegema, kuid on USA-ga kontaktide jätkamisest mõistagi huvitatud. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi kinnitusel ei ole Venemaa ja USA presidentide tippkohtumine enam spekulatsioon, vaid paratamatus. See toimub, aga sobival ajal. Peame selleks valmistuma, ütles Peskov. Antud kinnitus järgnes eelmisel nädalal Peterburis toimunud kohtumisele president Putini eriesindaja Kirill Dmitrijevi ja Trumpi erivolitustega saadiku Steve Witkoffi vahel. Arutelu keskmes olid relvarahu tingimused, Ukraina lõppmäng ning julgeoleku garantiid Mustal merel ja kaugemal. Witkoffile võimaldati seejuures kohtumine ka president Putiniga, kusjuures enne kätlemist surus Witkov sügava lugupidamise ja siiruse kinnitusena oma parema käe südamele. See moment, muide, on tänaseks uudistekanalite poolt sündmuste kajastustest välja lõigatud. Meenutagem, et kõigepealt pidasid Putin ja Trump märtsis 2-tunnise telefonivestluse. Sellele on järgnenud ridamisi erinevas formaadis kohtumisi ametiisikute vahel. Ja nagu eelmise nädala kommentaariski osutasin, napp nädal enne Witkoffi visiiti Peterburgi viibis Dmitrijev Washingtonis. Kremli signaal on selge. Venemaa ei ole huvitatud mingitest hingetõmbepausidest, vaid nõuab lääne ebaõnnestunud eksperimendi lõpetamist ja sõja reaalsete osapoolte vahelisi läbirääkimisi konflikti juurpõhjuste kõrvaldamiseks. Võtmetähtsusega sõnapaariks on seejuures sõja juurpõhjused. Neid adresseerimata ei ole sõja lõpetamise püüdlused lihtsalt tõsiselt võetavad. USA-ga läbiräägitav teemadering on lai, kuid konkreetsemalt Ukrainasse puutuvalt nõuab Venemaa NATO sekkumise lõpetamist, Kiieviga luureandmete jagamise peatamist ja Venemaa õigustatud julgeolekuhuvide tunnustamist. Nagu pealtnäha paistab, ei juhindu president Trump ja tema lähimad kaasvõitlejad mitte pelgalt reaalpoliitilisest taotlusest, vaid nende agenda taga on ka midagi ideoloogilist. Strateegilise dialoogi instituudi ehk Institute for Strategic Dialogue tegevjuhi Sasha Havliceki sõnul oleme tunnistajaks Ameerika täielikule ideoloogilisele nihkele. Nihkele, kus teise maailmasõja järgne roll rahvusvahelise korra tagajana asendub joondumisega Putini ja teiste autoritaarsete rahvuslastega, et vastanduda ühiselt niinimetatud liberaalset maailmakorda kehastavatele vanadele liitlastele. Havliceki arvates ei saa olla sellest dramaatilisemat suundumust ning pöörde suurust on peaaegu võimatu üle hinnata. Ajakirja The Sunday New York Times artiklis pealkirjaga "Kuidas vabariiklaste partei armus Putini Venemaasse" ahastatakse, et Trumpi tänane poliitika ja retoorika näivad olevat suunatud mitte vähemale kui Venemaa muutumisele Ameerika hingesugulaseks.
Venemaa on alati olnud USA-st ideoloogiliselt erinev, kuid siiski oluline ja arvestatav suurriik, mida USA vastavalt perioodile ja selle vajadustele kas demoniseeris või püüdis oma näo järgi ümber kujundada. Trumpi poliitika on aga teistsugune. Ta püüab praegu isoleerida Hiinat kui tema hinnangul märksa ohtlikumat rivaali ja pole kunagi varjanud oma sümpaatiat Putini suhtes. Paljud USA konservatiivid jagavad seejuures Putini võlgust kaasaegse liberalismi ja progressivismi vastu. On justkui märkamatuks jäänud, et viimasel aastakümnel ägenenud kultuurisõjas nihkus ka uus põlvkond mõtlejaid eelduspärastest raamidest välja ja mentaalse liitlasena nähakse ka Venemaad. Christopher Caldwell, kes on töötanud ajakirjanikuna The New York Timesis ja The Wall Street Journalis, ent on samas ka lähedalt seotud Trumpi toetava konservatiivse mõttekojaga Claremont Institute, pidas 2017. aastal kõne pealkirjaga "Kuidas mõelda Vladimir Putinist?". Juba toona avas ta Donbassi sõja ja Krimmi annekteerimise tagamaid ning sõnastas neutraalselt vaenupoolte motiive. Poolt- ja vastuargumente reastades nimetas Caldwell seejuures Venemaa presidenti kokkuvõtvalt meie aja silmapaistvaks riigimeheks. On zeitgeist ehk ajastu vaim ja on teatud kõrglaetud koodsõnad, mis võivad erinevatel aegadel tähendada erinevatele rahvastele ja kultuuridele erinevaid asju. Kui ütleme, et venelased ei usu demokraatiasse, siis tasub tsiteerida juudi soost ajakirjanikku, ajaloolast ja mõtlejat Walter Zev-Lacoeuri. Enamik venelasi on veendumusel, et demokraatia on see, mis juhtus nende riigis aastatel 1990–2000 ja nad ei taha seda uuesti kogeda. Arusaadav, sest nimetatud perioodi peetakse Venemaa ja selle huvide mahamüümiseks lääne suunal. Brüsselis jälgitakse ka Venemaa ja USA kontaktide süvenemist pidetu ärevusega. Et kas või hüpoteetiliselt kindlustada endale koht rahuläbirääkimiste laua taga, peab Euroopa Liit leidma selleks väärilise isiku. Eurotalgutele kohaselt tehakse palju lärmi, võetakse suurejoonelisi poose, intrigeeritakse, solvutakse, saboteeritakse, antakse arvukalt sisutühje pressikonverentse ja lõpuks laiutatakse nõutult käsi. Teema on Euroopas ringelnud juba mitu kuud, kusjuures algselt vallandas diskussiooni Kiiev, olles ärevil USA ja Venemaa otsekontaktide taastamisest. Zelenski kantselei ehk sisuliselt Jermak pakkus välja, et Euroopa Liidu ühtsel esindajal peaks olema sama staatus kui Trumpil ja Putinil. Kuna aga liidu föderaliseerumise protsess ei ole veel kaugeltki lõpule jõudnud, domineerib suletud uste taga reljeefne arvamuste paljusus. Sellest tulenevalt on mitmeid esindusküsimusi lahendatud võimalikult laiaspektriliste delegatsioonide moodustamisega. Seekord on olukord aga teine. Kui liidul õnnestub rahuläbirääkimistele koht kindlustada, mis pole kaugeltki garanteeritud, ei lubata tal kindlasti saata mitmeliikmelist esindust. Küsimus, mille tõstatasid märtsis Pariisis toimunud tahtekoalitsiooni tippkohtumisel Itaalia ja Hispaania, olevat viinud esidiplomaat Kaja Kallase hüsteeriasse. Lõunaosariikide teemapüstituses nägi ta katset luua tema rolli dubleeriv ametikoht ning kuuldavasti võttis Kallas väga järsus toonis endale vastutuse kogu liidu välispoliitika ja seega ka Ukraina küsimuse eest. Solvumine olevat olnud mitmepoolne ning tüli pole tänaseni lahendatud. Olukord on samas tõsine, sest Euroopa Liidu arengutel hoitakse silm peal nii idas kui ka läänes ja liidu juhtide adekvaatsusest sõltub, kui sügavale me ise tekitatud ebaolulisuse ookeanis vajume. Kui liidule lubatakse koht Ukraina läbirääkimiste laua taga, siis on see parimal juhul teeseldud protokolaarse etiketi küsimus. Tegelikult aga rafineeritud taotlus etendada kõikide puudutatud osapoolte kaasatust ja saavutatud konsensust. Aga isegi sellisel juhul ei mängi esindaja puhul rolli mitte niivõrd positsioon liidu struktuuride hierarhias, kuivõrd volitustega isiku vastuvõetavus Moskva ja Washingtoni silmis. Kindlasti ei saa see olla Venemaa tükkideks kiskuv või vabale maailmale uut juhti otsiv titulaarne esidiplomaat, aga ilmselt mitte ka läbinisti karikatuurne Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Potentsiaalseks eurosaadikuks on pakutud Prantsusmaa presidenti Emmanuel Macroni, kes ise ilmselt unistab sellisest kohtumisest. Prantsusmaa on ju tuumariik ja ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige. See on tõepoolest kõrge staatus. Kuid Põhja- ja Kesk-Euroopa sõjapistrikud ei usalda teda, eriti Venemaad puudutavas.
Teised Euroopa pealinnad näevad Macroni liigselt oma isiklikule mainele ja huvidele keskenduvana ning on pigem huvitatud konflikti pikendamisest. Järgmine sageli mainitud kandidaat on Tšehhi president Petr Pavel, erukindral ja endine NATO sõjalise komitee juht. Samas soovib pildil püsida ka Briti peaminister Keir Starmer, kuid Ühendkuningriik asub teatavasti täna väljaspool liidu raamistikku ja läbirääkijal peab olema ametlik mandaat, mille saab anda ainult Euroopa Parlament. On aga selge, et praktiliselt kõik nimetatud Vana-Euroopa liidrid soovivad vältida Balti riikide ja Poola esindajaid. Sel lihtsal põhjusel, et neil on kalduvus võtta emotsionaalselt laetud ja tugevalt kallutatud seisukohti. Esmapilgul peaaegu kurioosse detailina tuleb ära märkida Soome teatud ringkondades juba pinda koguv mõte, et käesolevaks ajaks oleks Kiievi olukorra raskus silmas pidades ainukeseks elujõuliseks lahenduseks nii-öelda soomestumine. Üpris huvitavalt argumenteerituna on selle vaatekoha esile tõstnud Helsingi ülikooli majandusteaduse dotsent ja makromajanduse konsultatsioonifirma GNS Economics tegevjuht Tuomas Malinen. Soomestumine, kui eestlastele hästi tuntud, aga teenimatult häbimärgistatud poliitiline termin, viitab kahe riigi aktiivsele koostööle sise- ja välispoliitikas, mis võimaldab säilitada üksteise suhtes neutraalsust. Tõsi, üks osapool tegutseb nii-öelda vanema venna rollis, seades teatud tingimused, millele noorem riik peab vastama. Viimane säilitab aga olulised vabadused, väldib ametlikke liite ja säilitab nimetatud reservatsioone silmas pidades ka oma sõltumatuse. Kindlasti ei ole toodu ideaalne lahendus, kuid on oluline mõista oma võimalusi ja erinevate otsuste võimalikke perspektiive. Nagu Malinen osutab, eeldaks kirjeldatud lahendus vähemalt 4 olulist sammu. Esiteks Ukraina poliitilise juhtkonna väljavahetamine, teiseks armee viimine miinimumini, kolmandaks hoidumine seondumisest sõjaliste liitudega ning neljandaks garantii andmine, et Ukraina kaudu ei teostu enam ükski militaarne oht Venemaa suunal. Kui Trumpi poliitika on märkimisväärses osas kantud eesmärgist isoleerida rivaalina käsitletavat Hiinat ja samal ajal joonid alla Euroopa Liidu ebaolulisust, peaks see olukord viima Euroopa Liidu diplomaatilise teenistuse tõsise järelemõtlemiseni, mil viisil positsioneeruda. Seda enam, et ka Euroopa Liidu ja NATO huvides on Pekingi ja Moskva partnerluse nõrgestamine. Paraku on Euroopa esidiplomaat Kaja Kallase elementaarse diplomaatilise tunnetuse ja võimete puudumine ilmselge ning nüüdseks juba üle-euroopaliselt laialdaselt teada. Iga eurooplast peaks aga äärmiselt murelikuks tegema liidu kõrge välisesindaja absoluutne välis- ja julgeolekupoliitiline pimedus. Talt tõepoolest näib puuduvat igasugune asjakohane taju ja tunnetus, ka tasandil, mida võiks pidada elementaarseks. Nii pidas Kallas 9. aprillil Brüsselis pärast Euroopa Liidu ja Ukraina assotsiatsiooni nõukogu kohtumist antud pressikonverentsi vajalikuks Pekingit räigelt rünnata, nimetades Hiinat Venemaa sõja peamiseks võimestajaks. What is clear is that China is the key enabler of Russia's war. Without Chinese support, Russia wouldn't be able to wage the war in the amount that they are waging this. On lausa traagiline jälgida, kuidas Euroopa Liidu diplomaatia eest vastutav isik ei ole võimeline vahet tegema ühes mikroriigis suletud uste taga toimuva erakonna juhatuse koosoleku ja globaalse publiku teravdatud tähelepanu alla antava pressikonverentsi vahel. Sama järeldus leidis kinnitust ka Slovakkia peaministri Robert Fico teravas vastuses Kallase noomitusele, et ühegi Euroopa Liidu liikmesriigi valitsusjuht ei tohiks osaleda 9. mail Moskvas toimuval paraadil ning kui seda siiski tehakse, ei suhtuvat liit sellesse kergekäeliselt. Tsiteerin. Mina lähen 9. mail Moskvasse. Kas Kallase hoiatus on väljapressimine või avaldus selleks, et mind ootavad naaste sees tagasilöögid? Ma ei tea, aga ma tean, et praegu on aasta 2025, mitte 1939. Diplomaatia olulisust mõiste Fico lisas. Proua Kallas, ma tahaksin teid teavitada, et ma olen Slovakkia, suveräänse riigi legitiimne peaminister. Keegi ei saa anda mulle käske, kuhu minna või mitte minna. Ehk järjekordselt nähtub, et Kallas ei adu absoluutselt, kus tema volituste piirid jooksevad ning seetõttu ta ka ei mõista, millised sõnavõtud on tema positsioonilt kohased, millised aga absoluutselt kohatud. Tänase kommentaari lõpetuseks võib aga taas küsida, mis on riik ja kelle jaoks on riik? Riik ei ole või vähemalt ei tohiks olla eesmärk iseeneses.
abstraktne ja keskmisele inimesele lõpuni arusaamatu raamsümbol. Sümbol, mis küll käitub oma inimeste ja nende ideaalide suhtes vaenuliku jõuna, ent mille eest tuleb inimestel nõudmisel ohverdada koguni oma elu. Peaksime küsima, miks ja kas üldse on vaja riiki, mis normaalse, see tähendab inimlikult elamisväärse elu tagamise asemel hoopis normaalsust ja takkapihta elu ennast hävitab. Kas tingimusteta truudus peab olema tagatud ka riigi nimel tegutsevale valitsusele või koguni selle poolt edendatavale ideoloogilisele ja poliitilisele programmile, mis nõuab, et kodanikud loovutaksid üha enam oma vabaduste sõltumatust ning eksisteeriksid pidevas relvastatud vastasseisus oma naabritega. Et päev-päevalt kasvav ning elu mürgitav surmahirm on küll lõppastmes tappev, aga ikkagi parem kui naiivne elu ilma hirmuta. Et parem kui kartul salves on padrun salves. Seesuguste küsimustega võiks täita pikemagi jaanielse päeva. Aga vastuse peab andma igaüks ise. Vabalt, ilma hirmuta, oma siseveendumusest lähtuvalt. Meie igapäevasest massiivsest propagandast halvatud kaine mõistuse aktiveerimine võib küll nõuda väga suurt pingutust, muuhulgas julgust astuda ebakindluse pinnale, aga ometi on see vabaduse eeldusena möödapääsmatult vajalik. Jah, see võib kõlada klišeena, aga on tõepoolest oluline, et inimestel tuleb lasta elada. Mitte ainult bioloogilise eksistentsi tähenduses, vaid sõna kõige avaramas mõttes. On tõsine patt inimestega manipuleerida. Valetada, hirmutada, ahvatleda ja siis petta. Petta, ära kasutada ja siis hüljata. Ja nii nagu ukrainlaste ainus väljapääs nende kitsikusest on peatuda, oma riik ja selle koht maailmas ümber mõtestada, tuleks sama teha ka meil. Näiteks kui kaitseminister Hanno Pevkur teatab iseenesest mõistetavusele appelleerides ja aina jõulisemat relvastumist propageerides, et meie ülesanne on Ukraina sõja õppetunnid kõik koju tuua, siis võiksime peatuda ja küsida, milles need õppetunnid üle pea seisnevad. Kas tõesti peaasjalikult selles, et kasvataksime oma pojad ja tütred üles sõjaks valmistumise hirmuõhkkonnas ning kandiksime samal ajal maksimaalselt rahva vara kodu- ja välismaistele sõjatööstuse korporatsioonidele? Või seisnevad need õppetunnid ehk hoopis selles, et ei maksa lasta end niinimetatud liitlaste poolt manipuleerida, raskekaalastega jonnakalt tüli norida, selle tulemusena hävitada põlvkond noori, purustada omaenda majandus ja lõpuks jääda veel ka suurest osast oma riigist ilma. Kuidas oleks sellise õppetunniga? Jäägu see mõtteaineks. Praeguseks aga tänan teid kuulamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välispoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Soovin teile rahulikke pühi ja jääme kohtumiseni tuleval nädalal.